Star FM hommik, räägime leiutajate rallist, külas on Kalev Smit, selle ürituse üks ellukutsujatest. Mis asi on siis leiutajate ralli? Leiutajate ralli on üks tore üritus, mis leiab aset 29. mail Energiaavastuskeskuses ja see on siis mõeldud kahele vanusegrupile lastele, 4.–6. klass ja 7.–9. klass. Ja see üritus toimub nii, et lastel tuleb ehitada valmis üks sõiduk, mis mahub just A3 mõõtudesse, kõrgus ka 42 sentimeetrit ja ehitavad selle masina valmis ja tulevad starti ja läbivad sirge 30-meetrise distantsi. Kes on kiire, see saab endale 500 €. Mis materjale siis seal kasutada võib? Ma kohe tahan teada, et tundub selline nagu ikkagi päris keeruline ülesanne noortele. No materjalide valikuvabadus on üsna suur antud ühtepidi, aga mis on nagu oluline on see, et jah, et sa peaksid nagu ehitama selle mootori, siis selle veermiku ja siis kogu autokere ikkagi nagu ise valmis. Sa võid ka kasutada, ma ei tea, ütleme mängutoa nurgas on mõni vana auto, siis selle rehvid võid käiku võtta, aga siis nagu ma ei tea, liimi need mingi muu pulgakese jupiga kokku ja siis tee mingisugused ülekanded ja oluline on ka see, et see nii-öelda energia, mis antakse selle autole, see peaks tulema nagu inimesega üles, selles mõttes, et potentsiaalse energia ärakasutamine. Et me ei oota seda, et sinna tulevad valmis mingisugused valmis laetud mootorid, mis paned käima ja läbib seal 30 meetrit, vaid oluline on just see, et see miks me seda nii teeme, on see, et siis lapsed saavad ise nagu kõik need pisikesed detailid ja selle arusaama, kuidas see mootor konstrueeritakse nagu baastasemel nagu sellest nagu sel viisil aru. Aga ma olen küll selle koha pealt parast põmb ja oota, kas mul on siis mingi lapsene, mul on mingi pult või? Ei, sul ei ole mitte ühtegi pulti. Kuidas see asi mul liikuma hakkab? See võib, neid variante mitu aine. Siin on näiteks võimalik ehitada niimoodi, et hiirelõksuga põhimõtteliselt, et saad kerid üles ühe siis nööri, ja siis kui sa selle nii-öelda hiirelõksu siis vabastad, siis see nöör hakkab sealt nagu maha kerima pulga otsas siis, ja siis see annab nii-öelda ülekande ratastesse ja siis see paneb masina liikuma. No näiteks selline variant. Ma viimati läksin sama pingesse füüsikakontroll töötajas. Mul on täitsa niimoodi, ma ei tea, Jüri, on sul idee, mida sa teeksid või? Ei, muidugi ei ole, selles mõttes, et ma praegu kuulasin seda hiirelõksu ideed, nüüd kõik lapsed kuulevad, võib-olla siis teevad järele, aga kas on midagi sellist, mida no ütleme, sellised lahendused, mis laekuvad teile ja siis teie ka üllatute nendest lahendustest, et kas on kõik variandid juba olemas või siis te ootate ikkagi selliseid väga innovaatilisi lahendusi? Ootas kindlasti midagi veel innovaatilisemat, et selline hiirelõksu mootori lahendus, see on võib-olla üks üldlevinumaid variante, mida ikka aeg-ajalt mingites võistlusformaatides sellistel sarnastel võistlustel tehakse, aga võib panna selle auto sõitma ka näiteks õhujõul. No kuidas see käiks? Tuulejõul võib, et ma võtan fööni kaasa, sa ütled start ja siis ma panen Fööni me niimoodi ei saa kasutada, sest et föönis on nüüd vaata see, et seal on see, et see energia tuleb kuskilt mujalt. Seinast. Kuskilt seinast. Aga kui ma näiteks väga hoogsalt kuidagi ehitan selle masina niimoodi, et muud kui puhun? No põhimõtteliselt sa võid puhuda sealt. Aga arvatakse ma ei võida, aga 30 meetrit puhuda võib olla kõva välja. Aga kui ma võtan sõbrad kaasa... Sina pead jääma stardipunkti. Okei. Aga mingisugune nii-öelda assistent, kes läheb sinna ja puhub? Ei. See tähendab nii, et stardipunktist läheb see sõiduk välja ja keegi sellega kaasa enam nagu minna ei tohiks. See on huvitav, et te võtate kiirust. Ma arvasin, et sa tahad näha nagu, et hästi erilised. Mina tegin kingakarbist ja keegi tegi tordikarbist. Et ikkagi kiiruse peale käib võistlus, mitte disaini peale. No selle mõttes, mida me disainiks peame, selle mõttes inseneritehniliselt on see ka väga suur disaini ülesõna tegelikult, et kuidas sa, ma ei tea, kogu selle veermiku niimoodi teed, et see optimeerida oma selle sõidutraktori võimalikult sirge, et su rehvid oleksid piisavalt laiad, nii edasi, et selles on väga palju disaini, ma arvan. Pagana keeruline. Oot, ja lapsed, mis sa ütlesid, 4. klassist alates või? Ikka mingi juhendaja tohib neil ka? Ja absoluutselt muidugi me ootame ka seda, et selle asja juures on juhendaja, mis on ka nagu hästi oluline selle asja juures, et lapsed ei hakka saanud üksi oma käsi võib-olla kuskile sae vahele jätma, et selle asja juures peaks olema ka kindlasti juhendaja, kes siis saab neid natukene õpetada ja midagi ette näidata võib-olla. Kui kaua ja kus me saame, siis lapsed saavad registreerida? 4.–6. klass on üks vanuseklass ja 7.–9. teine. Nüüd 11. mai südaööni saab veel liituda ja rakett69.ee kodulehel
on see registreerimisvorm üleval, täitke see ära, 3-5 liikmelised grupid. Üles tuleb panna vaid ainult oma nimed ja juhendaja nimi ja kool, kus te pärit olete ja... Äge. 11. maini siis. Ja, jääme ootama. Ma loodan, et me näeme ka pärast neid asju kuidagi. Absoluutselt kindlasti näeme. Väga põnev. Aga aitäh ja edu. Ja aitäh teile. Hommikuprogramm.